Tere õhtust! Tere tulemast taas Tupperware kodusesse kokaklubisse. Mina olen Merle Vaha ja tutvustan täna teile mõningaid põnevaid Tupperware tooteid. Rõõm on minupoolne, et olete mulle koju külla tulnud virtuaalselt. Samal ajal saate kodus toimetada ise, et on ikka toredad need tänapäeva tehnika võimalused. Täna siis valmistame keedutaigna ja sellega peame me kiirelt pihta hakkama, sest tegelikult kella vaadates ei ole ju taljale hea päris hilja enam küpsetada. Tihtipeale võib-olla olete mõelnud, teeks tuuletaskuid, aga peate keeruliseks keedutaigent. Aga uskuge või mitte, siis Tupperwarel on selleks puhuks super hea toode, mikrokukkann. Mida on vaja, et teil olemas oleks? Teil on vaja, et teil oleks mikrolaineahi. Mikrolaine ahjutoodetest on meil palju erinevaid toredaid koolitusi. Internetist leiate väga palju erinevaid põnevaid retsepte ja viiteid, mida kõike nendega saab valmistada. Me oleme ammu sellest ajast üle, et mikrolaineahi on halb, siis tegelikult on see väga oluline, et tänapäeval on tehnika juba nii palju arenenud, et ka materjalid on toodetud sellised, mis kannatavad mikrouunis valmistamist. Nii, hakkame siis ruttu pihta, sest iga asi võtab aega ja olen teie aega säästnud sellega, et praegu kiirelt lasin mikrouunis siin kannus 400 milliliitrit külma vett, pool teelusikatäit soola ja 100 grammi võid korraga sulatada. Siinjuures tahan ma teile näidata, kas te teate, kui teil on 200 grammine pakk võid, kuidas see võipakk poolitada täpselt pooleks. Me võime proovida leida seda õiget kohta, aga väga hea nipp, nagu matemaatikas, kuidas üks ristkülik saada täpselt pooleks, on lõigata diagonaal. Nii saate poolitada pool pakki pärmi, nii saate poolitada pool pakki võid ja ongi väga lihtne. Et seda soovitan soojalt ka ise rakendada. Nii, selle keedutaigna tegemiseks on meil siis vaja mikrokukkannu, mikrouuni ja kui seda ei ole, siis peate natuke katsetama pliidi peal ja potiga. Siin on nüüd valmis juba sulatatud või ja vesi. Kuumusega vesi läheb keema ja sulatab või ära. Kasutan taas, täna panin valge põlle, et te näeksite seda supertoodet. Metallvispliga olete te paljud kindlasti juba tuttavad, aga väga hea toode on ka meie plastikvispel, mis siis nagu näete, seisab tegelikult võluväel iga taigna sees, mida me tahame vahepeal näiteks mingit toiduaineid otsida välja. Ja tõesti mööda põhja iga piil teeb eraldi segamise. Näete, kuidas aurab. Nüüd ei ole midagi muud, kui siia tuleb kiirelt lisada retsepti järgi 3 klaasi jahu. Minul on nüüd võetud siis see 250 milliliitrine anu ja nüüd kiirelt segades vispliga. Hästi kiirelt segades, mida te muidu teeksite pliidi peal. Te peate valvama, et ei kõrbeks põhja. Te peate olema väga hoolsad. Ta peab tekitama palli. Niisama lihtne. Sool, vesi ja või kõigepealt kuumaks, siis jahu ja lisate. Näete, selline väga mõnus konsistents tekib. Ja selle sama silikon, selle vispliga, ta ei ole küll silikon, aga plastikvispliga ta täiesti mõnusalt segab ära. Ei ole absoluutselt tükke. Nüüd on meil tarvis siia lisada 3 muna. Ja 3 muna lisamiseks ükshaaval tuleb vahepeal kõvasti vahustada. Kõigepealt natuke jahutame teda rohkem maha. Kui te teete potis, siis võite ka kasutada külma veevanni. On väga hea. Nii, võtan munad. 3 muna. Nii, 3 muna. Ja lööme siia sisse. Kõigepealt 1 muna. Jälle kohe, kõigepealt vaikselt, et ta ütleselt seguneks. Ja me peame saama palli. Keedutaigna pluss on, see keerulisus tundubki inimeste jaoks tihtipeale see, et on vaja tegutseda kuuma taignaga. Et siin need protsessid juba kõik toimuvad ja ta võtab niivõrd mõnusalt seob ära. Paneme järgmise muna.
keedutaignast võite te teha tuuletaskud, profiteroolid, ekleerid, igasuguseid kringleid muuseas, mis ongi ümmargune suur ratas. Ümmargune suur ratas ja kui te valmistate selle suure rattana, siis ta lihtsalt kerkib sees tühjaks ja panete sisse oma äranägemise järgi mõnusa täidise. Nii, nüüd on meil 2 muna sees. Palun väga. Ma väga loodan, et on näha. See on praegu tehtud nisujahuga, aga tegin ka muuseas riisijahuga ja väga ideaalselt sai ka valmis riisijahuga. Nii, et ei tasu ka peljata üldse kasutada muid jahusid. Kui on kodumunad, siis loomulikult tuleks see taigen veel kollasem. Praegu ta on selline, ütleme, kreemikas. Veidike kreemikas. Mikrokukk-kannus, nagu näete, me valmistame toitu ja samas võite siin ideaalselt teha ka taignad, igasugused, mida teil on vaja segada. Oluline on see, et mis on kõige olulisem, tal on käepide, teil on väga mugav käes hoida. Et kui kausil ei ole käepidet, siis on raske natuke. Ja selline ühtlane, mõnus taigen. Palun väga. Kui te arvate, et nüüd on keedutaigen valmis, siis te eksite. Järgmisena ma panen siia juurde juustu, sest kõik hiired armastavad juustu, eks ole? Ja meie oleme ka sellised, kes tahavad võib-olla natuke sellist mõnusamat mekki ja seesama taigen väga hästi annab just nimelt selle kerkivuse talle juust. Kasutan selleks praegu eripakkumises olevat juusturiivi, millel on siis kaasas anumaa gaas, hästi mõnus peenriiv, sang ja tõesti siin võib riivida šokolaadi, siin võib riivida juustu, pähkleid, hästi mõnus peenike riiv. Mul on natuke juba riivitud, aga siit võib olla näha, kui peenike ja mõnus on ta selline, just nimelt selline pitsiline tuleb. Nii. Ja juustu hoiame me loomulikult juustukarbis, mis on ka selle vahva pakkumine, just nimelt see keskmine juustudoos, mis on minijuustudoosi nime all muuseas ja on kreemika värviga. Mitte selline valge, kreemikas ja peal on filter. See tähendab, et juustukarpide siis hoiate külmikus eespool, mitte taga, pealt lahti, et õhk saaks mõnusalt läbi käia. Ja muul ajal võib kasutada koogialusena. Siin on mul juustutükid kubikud valmis tehtud. Juustu lõikamiseks kasutasin ma juustunuga, mis on ka praegu juustudoosiga koos saadaval. Absoluutselt hea tordinuga, millest ma ka rääkisin eile, pehme juustunuga. Ja nüüd on juust siin sees ja ainult väntame. Tehtud. Ja nii lihtne, et sellega saavad hakkama ka lapsed. Ideaalselt. Väga mõnus. Nii, ja kuna tal on mahuti all, siis teil ongi võimalus teha valmis nii palju juustu, kui te tahate, kasutada ära nii palju, kui teil vaja on ja ülejäänud jätta karpi. Seda sama alumist anumat saate te muul ajal kasutadagi ükskõik mille säilitamiseks. Kui tahate, et ta korralikult lõpuni teeb, teete ühtepidi, teete teistpidi. Väike, ei võta palju ruumi. Kes armastab sellist riivi, mis ei võta palju ruumi? Ja palun, juust on riivitud. Nüüd võtame ta pealt ära. Kindad käes. Siis on natuke libe. Näete, ka minul juhtub. Kui on kindad käes, siis on libe. Et see on alati see teema, et kaitsevahenditega tuleb ju natuke hoolas olla. Nii, ja siit puhastan juustu ära, mis siia sisse veel natuke jäi. Ja tõesti imepeenike. Väga mõnus. Kas tahame teha juustumääret? Kas tahame teha, nii, panen ta praegu siia juustu aluse peale. Kas tahame teha juustumääret? Kas tahame teha singirulle? Ärge ostke poest, tehke ise. Ostke viilutatud sink ja kasutage singirullideks. Et saate juustu valmis ideaalselt, palun väga. Ja nüüd tuleb seda sama juustu lisada meil taignale 3/4 kogusest. Juustu, jätsin ütlemata enne, on 200 grammi. 200 grammi juustu ja selles mõttes on see selline ideaalne mõõdik, et näete 200 grammi riivjuustu ideaalselt siin sees. Pits, täielisti hõrk. Et poest ostes riivjuust
on tihtipeale, andke andeks, kasutatud ikkagi jääke. Et me ise ka ju tihtipeale just nimelt jääkidega tahame teha igasuguseid pasteete ja asju, aga miks me peame siis oma raha eest ostma? Nüüd paneme siia 3/4 sellest kogusest juustu. Nii, ja nüüd segame läbi. Keedutaignale lisame juustu. Võite samal ajal kommenteerida, kellel on mikrokukkann juba olemas, mida teie selle mikrokukkannuga olete valmistanud. Sest mikrokukkann on tõesti Mikro Pluss seeria, on Tupperwares aegade algusest ja siiamaani üks armastatumaid tooteid. Kohe räägime sellest ka rohkem, aga teeme keedutaigna kõigepealt valmis. Kas siiamaani on kerge? Võite panna põidla, võite anda märku, mis te arvate. Ma arvan, soovitan soojad, kellel kann on juba olemas. Tehke seda juba sellel nädalavahetusel, sest on ju pidu tulemas ja igale peole ise tehtud tuuletaskud või kreemirullid on absoluutselt oodatud. Ja nagu näete, on see tõesti imelihtne ja hea teha. Ja nüüd ei ole mitte midagi muud, kui võtta tordiprits või panna 2 lusikaga, kuidas te just tahate asetada. Nii, juustu jäi natuke järgi, pärast kasutan ka kaunistamiseks ja palun väga. Nii, loodan, et on näha. Panen kaane peale ja palun, juust on hoitud. Nii, ja selleks küpsetamiseks kasutan ma meie silikonalust. Silikonalus on ennem külma veega üle tehtud. Võtan ahjuplaadi, mis on ahjuresti tähendab, ja alati on hästi oluline silikontoodete puhul teada, et kõigepealt tuleb teha, kui ahju kuuma panete, resti väljavõtmine ja siis silikonalus külma veega üle. Selle alusega võite te teha erinevaid kringleid, piparkooke, kõike selliseid asju, aga samal ajal võite siin ideaalselt teha ka tuuletaskud, makroonid. Ja mis on selle aluse suur pluss, on see, et siin on ringid peal. Te näete, kui lihtne on siia teha konkreetse suurusega 25 tuuletaskut või makrooni või erinevat küpsist või piparkooki tuleb siin imelihtsalt. Ja nüüd on teie võimalus, kas kasutada lusikat, kas kasutada tordipritsi. Minul on siin praegu Tupperware tordiprits, mida küll praegu pakkumises ei ole. Näitan teile, mis on super hea tordipritsi täitmiseks, on meie segist janu. Tordipritsil on jämedam otsik ja ta on nüüd pandud siia peale. Ja kui mugav on nüüd täita, võtame kaabitsa ja siit sammast paneme taigend siia sisse. Ja te ei pea valvama, et kas ots on kinni või lahti, sest ta ei saa kuskile joosta. Puhastamiseks on loomulikult väga mõnus kasutada meie silikonkaabitsaid. Ka üks selline toode, milleta ei kujuta mina enam oma elu ette. Ma arvan, et ka teie. Nii, ja nüüd sellesama keedutaigna panemegi siia tordipritsi. Panen kuskil 3 kaabitsatäit esialgu. Alati saame juurde panna, sest see on pooleliitrine kott. Natuke mahub veel. Ja nüüd on teie otsustada, kui te tahate väiksemaid tuuletaskuid, siis sellesama kogusega tegelikult saate te teha 2 meie silikonaluse täit. Kui te tahate suuremaid, siis teete 1 täie. Nii, on pandud siia sisse ja nüüd hakkan panema. Vajutan tagant kinni, et tal oleks survet ja hakkan panema. Keskele hoides nupsud. Imelihtne. Kohe loodan, et te ka näete. Keskel täpselt hoides. See on ka väga oluline, kui te teete pesee, näiteks peseenuppe. Eile ma rääkisin teile, et kikerherne vedelikust saab ideaalselt teha peseed. Proovige. Täiesti munavaba pesee ja see on teie saladus. Teie pere ei pruugi sellest isegi aru saada. Nii, ma kohe täidan ära ja siis tõstan ülesse poole. Nii, näitan teile korra. Panen siia veel peale, teised ka, et saaks teile jälle panema koti siia. Kes seda ei teadnud, siis soovitan soojalt seda võimalust ka kasutama hakata, et tõesti nii lihtne ongi tordipritsi täitmine.
et käsi on teil vaba samal ajal ja panete kas kreemi, kas taigna, mida te just tahate siin pritsima hakata, ideaalselt. Nii, paneme jälle koti kinni. Nii, siia läheb natuke veel. Paneme kõik ära, siis on see asi korras. Mikrokukk on siis läbimõeldud täiesti oma läbimõõdult ja kõigelt oma ehituselt, et te saaksite siin valmistada kastmed, koogipõhjad, sellised ümmargused, mõnusad. Siin võib teha hommikupudrud, siin võib teha peedid, porgandid, kartulid, absoluutselt kõike, mida te tahate kiirelt valmistada. Et mikrokukk-kannu ainuke asi on see, et teda on tõesti võimalik kasutada ainult mikrouunis. Glõgi, tal on väga hea tila, te kasutate teda kohe palamiseks. Kaanel on oluline ja muuseas ka läbimõõt on läbimõeldud, kui 5 sentimeetrit mahub või ulatab mikrolainet toidu valmistamiseks, siis ta on 15 sentimeetrit läbimõõduga, et ta täiesti parajalt küpseb kõik läbi, mis te siin teete. Siin võib teha igasugused supid, siin võib teha kartulivormid, pastad, pudrud ja kaanel on täpselt samamoodi reguleerimise võimalus, kas te tahate, et õhku saab või te ei taha. Läbimõelduna, kinnihoidena on kaan peal. Hästi oluline on teada, et toit valmib kiiremini, kui on vähem vedelikku. Seepärast näiteks peedid, kartulid, porgandid valmistame me siin ilma veeta. Aga mikrokukk seeria on siis selles mõttes teistmoodi, kui on meie pasta seeria. Pastatootete valmistamiseks meie omleti valmistaja ja pasta valmistaja, millest me räägime siis järgmisel nädalal. Juba järgmisel teisipäeval on meil Itaalia õhtu, siis see materjal ei kannata rasvast. Siin võite te teha pikapoisi, siin võite teha liharoad. Kui hea tuleb kastmes liha, ideaalne, hästi hea ja kerge kasutada. Nii, aga nüüd ruttu pritsime ka ülejäänud ära, sest aeg läheb. Tahate ju ise juba tegutsema minna. Nii, hoian kinni. Kui te tahate teha kringlit, siis te lihtsalt teete ümmarguse ratta. Peale võite panna ja juustu lisamine on see, et te teete soolased. Te võite ka magusaid teha, te võite kohupiimatäidisega teha. Eile tegime me tuunikala tippi. Palun väga, seesama tuunikala tipp on ideaalne panna siia sisse. Ja kuidas teha ekleere? Palun väga, me lihtsalt hoiame all ja teeme pika joru. Nii, saame ilusti otsa. Teeme teise ekleeri veel. Nii, ja palun väga, ongi valmis. Hea lihtne teha. Keedutaignaga võib siis teha igasuguste pirukate ümbrised, mida iganes vajalikuks peate. Et tihtipeale me tõesti kardame, ma ise ka siiamaani pelgasin teda potis tehes, et ta võib kergelt kõrbema minna. Ja palun väga, nüüd ei ole muud kui ahju, 20 minutit ja ongi valmis. Enne seda veel, unustasin teile öelda, võtan muna, veesegu, kasutan silikonpinslit, muna, veesegu ja määrin nad kiirelt üle. Natukene, et nad tuleksid sellised läikega, et nad tuleksid sellised mõnusad. Silikonpintsel on siis ka täiesti asendamatu abiline küpsetamiste juures, lihade asjade määrimisel. Sellest ma olen ka rääkinud teile ennem, siin käib vahepealne kiht lahti. Ja väga hea on teda kasutada ka seenesõpradel seente puhastamiseks. Kes kasutavad kosmeetiliselt, kes kasutavad küpsetamiste juures, kuna ta on silikon, siis ta ei aja ebemeid. Ja ta on niivõrd mugav ja hea. Nii, ja paneme ka ekleeridele peale. Ja lähevad ahju. Ja nüüd, kui tahan, panen ka veel veidi juustu peale. Palun väga, valmis. 20 minutiks ahju. Ja mis tuleb ahjust? Palun väga. Valmis, täiesti valmis, ilusad juustuga kaetud tuuletaskud. Kerkinud ja nii mõnusad suupistete täitmiseks. Sisse pange siis, mida iganes vajalikuks peate. Mikrokukk-kannuga võib ideaalselt valmistada
nagu ma rääkisin, ka erinevaid kooke, erinevaid toredaid muid tooteid, aga kindlasti tahan teile rääkida, mis on ta suur olulisus. Mikrokukk on siis praegu eripakkumises just sellise sinise tooniga. Ja siin on oluline teada, et maitsestage pärast. Kui te kasutate suhkur, kui te kasutate erinevaid soolasid, pipraid, siis tihtipeale maitsestage pärast. Just sellepärast, et need kristallid ei jääks anuma vastu. Või teine asi, kui te maitsestate algul, siis tehke nii, et ta sulaks ära, lahustuks ära. Et ta ei jää kuskile seina vastu. See on hästi oluline. Ja see on nagu see, et teie kann kestab tõsiselt kaua. Ja mis on veel oluline, on see, et kõigepealt, kui ta on nüüd tõesti äkki jäänud natuke kauaks, siis kui ta on kõrbema läinud, siis ärge hakake kraapima, vaid pigem kasutage külmaveega leotamist. Väga lihtsalt tuleb kõik lahti. Lubasin ka teile, ma väga vabandan ka muidugi teie ees, kui ma tegin kutseüritusele, et ma olin pannud kellaaja sellise huvitav, aga nüüd ongi huvitav jälgida, kes tegelikult täna vaatamas, kuulamas on. Lubasin teha ka pirnikeeksi. Kuna minule meeldivad sellised teistmoodi asjad, teistmoodi kasutamised, siis pirnikeeks on ka selline vahva hea asi, mille tegemiseks kasutasin ma meie Extra Chefi. Praegu eripakkumises on siis veel meie Herbshopper, naiste trimmer, mis mitte kunagi käima ei lähe, millest ma eile ka rääkisin. Kasutage juhust, tõesti imehea pakkumine. Aga Extra Chef, need on minu 2 lemmikut, mida mina kasutan kogu aeg. Just haignad, erinevad salatid, kõikvõimalikud segud, mida on vaja teha kiirelt. Isegi purukoogi puru teen siin. Võib ka väikses Herbshopperis teha. Kõigepealt panen jahu, siis võitükid, siis suhkru ja tõmban segamini. Ja pirnikeeksi jaoks kasutasin, võib kasutada kohe teraga. Sellel Extra Chefil on ka kaasas visper. Panin siia sisse kõigepealt kreekapähklit, 200 grammi. Siis panin siia sisse 80 grammi suhkurt, segasin ära, küpsetuspulber, kakao, vaniljesuhkur ja veel juurde 3 muna. Kõigepealt võite te muna vahustada eraldi suhkruga, kui tahate, aga tegelikkuses on väga mugav siin sammas teha, et sel juhul panemegi kõigepealt, kuidas te tahate, kas te panete kreekapähkli kõigepealt ja siis vahustatud muna lisate või kõigepealt tõmbate muna vahule suhkruga, siis lisate kreekapähkli, purustab ära ja lisate ka muud maitseained. Ja 1 keskmine pirn, täiesti tavaline keskmine pirn, kõik tõmbate segamini, valmis, mikrokukkannu ja kõigepealt kaane all 600 vatiga 5 minutit ja siis ilma kaaneta veel 2 minutit. Ja palun väga, pirnikeeks valmis. Kas ma ütlesin palju jahu? Ei öelnud, sest jahu ei olegi. Ja kasutan serveerimiseks praegu eripakkumises olevat toredat Allegra sarja, kus on erinevad väga värvilised, nagu te laua peal näete, millised värvid on sellel kuul. Maikuus Tupperware poolt. Ja palun, pirnikeeks valmis. Nii, selline mõnus munake. Kui te tahate, palun, anumal puhas. Kui te tahate, võite siia peale nüüd panna tuhksuhkurt. Kui te tahate, võite siia peale panna tuhksuhkru puhul on see, et lihtsalt puistame natuke või te tahate mingi moosiga pakkuda. Te võite ka ideaalselt lasta tal jahtuda ja teha siia peale hoopiski. Teha siia peale kaunistused, lõigata seesama pirnikeeks pooleks. Lõigata see pirnikeeks pooleks ja palun väga, pange vahele vahukoort, pange vahele moosi. Tehke just selline maius, mida te ise oma oluliseks peate. Ka täna muuseas kõigi kommenteerijate vahel siis küsin ma jällegi teie käest, et väike nipiga küsimus ka, et kas mikrokukkannus saab valmistada näiteks kartuliputru. Mis te arvate? Ja kindlasti, kellel on olemas, siis avaldage arvamus just selle mikrokukkannu kohta ja kellel teda veel ei ole, siis soovitan soojalt see soetada. Ta on tõesti imeja hinnaga praegu. Ja kõigi vastajate vahel, kes siis mikrokukkannu teemal täna vastavad, loosin ma välja sellise fantastilise salvrätikarbi. Aga eile oli meil siis selline üllatuste õhtu. Kõigepealt hakkis meil internet. Te olite väga tublid, te kommenteerisite, helistasite, aga minul kahjuks ei ole võimalust teile vastata samal ajal, kui ma teiega räägin.
siis lasin ma teist korda, tehes uue video, ka uuesti teil teha loosimist, ütleme osaleda kommentaarides ja loosi läks silikonkaabits. Ja võitjaks osutus Miidrumi Põrin, kes võitis eilsetest kommenteerijatest. Susan Karol Maripuu, tervitused Haapsallu. Üks silikonkaabits kulub alati ära, mis puhastab kõik ketšupid, majoneesid, Herbshopperi absoluutselt asendamatu abiline. Kes praegu kellelegi Herbshopperi kingib, siis kinkige kaabits kaasa. Täiesti puhtaks maitsevõist ja kõigest. Ainult tera ei tee sellega. Et siis Herbshopper ka praegu täiesti veel saadaval kingi ideena. Aga need toredad värvid, mis siin kõik näha on siis sellel kuul ennekõike selline väga ilus, elegantne, mõnus, oranž, väga ilus kausike kingituseks teile, kui olete sellel kuul perenaine. Ja lisaks iga aiapeo, iga väljasõidu ehteks on imeilusad pokaalid, mis on mõnus kaasa võtta. Ka need on võimalus kingituseks saada. Küsige oma esitlejalt või kirjutage mulle, Merle Vaha, vastan teile hea meelega. Kõik need toredad kausikesed erinevas suuruses, muuseas nagu eile näitasin, selle sama külmkapikausi gaas läheb ideaalselt Herbshopperi peale. Näitan veel korra, kui siin sees on maitsevõi, tera teeme puhtaks, võtan selle sama kaane ja panen, palun, siia peale. Ja me saame künnikusse panna. Hea kasutada. Ja muidugi lahtritega karp. Ideaalne toidu kaasavõtmiseks, kuhu iganes te lähete. Minul on endal sellised natuke väiksemad variandid. Tahtsin ka neid näidata. Just nimelt pähklid, rosinad, mida iganes, väga hea. Kus iganes kaasa võtta, lihtne. Nii. Ja need toredad kööginood, mis on tõesti väga teravad ka. Praegu veel eripakkumises. Millest ma veel tahtsin rääkida? Ma rääkisin mikrokukkannust, siis kuidas teha tuuletaskuid ja eile tegime me pannakotat. Eilse pannakotaga juhtus siis see tore lugu. Mis ta nüüd juhtus? Ta lihtsalt nii läkski, sest ei olnud võimalik teile näidata. Kuna esimene kiht oli valmis tehtud, kuhu siis kuulusid, kordame võib-olla retsepti uuesti üle, ma panen ka ürituse alla. Pannakota on siis sellises toredas tordikarbis. Ma panen selle pirnikeeksi ka teile siia ettepoole, et te näeksite isu tekitamiseks. Nii, lahtritega karp kõrvale, siia eemale natuke ja selline tore tordikarp tuleb kohe-kohe ka eripakkumisse. Suur, kandiline, kus on ideaalne teha suured võileivatordid, kus on ideaalne hoida, serveerida, kaasa võtta erinevad tordid. Ja siin sees tegin ma eile siis pannakota. Pannakota tegemiseks kasutasin ma meie silikonvormi, mis kõik ideaalselt sobivad täpselt meie Freeser Smart sügavkülmakarpi 2,5 milliliitrit. Ja pannakota alumine kiht on valge kiht. Ja selles valges kihis oli siis 400 milliliitrit piima, 80 grammi suhkurt, vaniljet ja 8 grammi sulatatud gelatiini. Selle ma näitasin teile kõik ära, kuidas me seda tegime. Tegin jällegi mikrokukkannuga 4 minutit mikros. Oli kõigepealt piim. Lasin ta kuumaks maitseaine selle suhkru ja vaniljega. Ja siis leotasin, kõigepealt gelatiini paisutasin ja siis sulatasin, lisasin ja panime siia ühe kihi ära. Järgmisele kihile on kogused samad. 400 milliliitrit piima, 80 grammi suhkurt, 8 grammi gelatiini ja šokolaadi. Šokolaadi siis võib sulatada eraldi mikrokukkannus, aga võib ka panna piimaga koos, et ta saab ühtlaselt kiiresti kuumaks. Šokolaad segatud siis piimaga ja suhkruga ja vaniljega ja jälle lisatud gelatiin, mis on juba sulatatud, kiht peale ja palun väga, pannakota valmis. Jälle ilma jahuta, hõrk, kerge, mõnus magustoit. Emadepäevaks ilus kingitus. Et selles mõttes tasub alati proovida. Tasub proovida erinevaid võimalusi. Ja kui sul on mikrokann, mikrokukk toodete vastu huvi ja kui sul on olemas mikrouun, siis tõesti mikrokukkann on täiesti iga väikse või suure pere suur abiline. Et plaanin siin teha kindlasti teie jaoks ka kastmega liha. Kui me teeme järgmisel teisipäeval Itaalia õhtu,
kell 8. valmistame pastat meie spageti valmistajaga. Ja siia juurde kindlasti räägin ma ka erinevatest pastadest, mis on meelsaada ja mis vahe nendel on. Ka selline vahva spagetihoidja on praegu eripakkumises, millel on väga mõnusalt nii 2 inimese kui 1 inimese portsjoni vahed olemas. Ja pastategija, milles ka tegelikult saab valmistada palju muid asju. Aga sellest räägime juba teisipäeval. Ja teeme ka valmis erinevad kastmed. Ja mis on üks pasta ja kaste ilma lihata? Ka liha teeme valmis. Järgmisel kolmapäeval kell 8 kutsun ma teid tegema minuga rullbiskviiti. Rullbiskviiti, mis on jälle natuke teistmoodi. Teeme ühe soolase ja teeme ühe magusa. Ja kummaskis ei ole nisujahu. Ja meelega ootan teie küsimusi, ootan teie kommentaare. Kui Tupperware toodetest midagi teile silma jäi. Praegu kehtib veel meie kevadsuvine kataloog, meie eripakkumised selle kuu omad. Täna on kolmapäev. Kohe on emadepäev, aga läbi aasta on teil palju erinevaid tähtpäevi. Ja ma arvan, et Tupperware tooted rõõmustavad iga algaja perenaise kui ka juba kogenud perenaise silma, kätt ja kodu, sest need teevad teie kodused toiduvalmistamised palju lihtsamaks. Ja mis on üks õhtu ilma toreda kohvita? Selleks on Tupperwarel ka minu absoluutselt lemmik metalltermos, millel on siis peal lukust lahti ja lukussüsteem. Palun väga, kas on lukus või on lahti ja tulebki lahti. Väga mõnus. Nii et võtan ühe lonksu kohvi, tervitan teid kõiki ja jään ootama teie kommentaare ja küsimusi. Olge terved. Merle Vaha tervitab teid Saaremaalt.